Minu nimi on Sander Sildver, ma olen TTÜ elektroenergeetika tudeng, olen hetkel viimasel kursusel ja lisaks sellele olen ma Eestis ettevõtja, et mul on 2 ettevõtet ja ma olen ka müügijuht ühes sellises ülemaailmses ettevõttes nagu Southwestern Advantage. Et siis oma 4 suve ülikoolis olles olen ma tegelikult veetnud Ameerikas raamatud müües. Et see programm viis mind kõigepealt Nashville'i, mis on Tennessee osariigis, et seal asub selle firma peakontor. Ja sel aastal, kui mina läksin esimest korda see programmi tegema, et siis oli nii, et mulle tegelikult ei öeldud, kuhu osariiki ma siis nagu tööle lähen ja see programm kestab 3 kuud. Ja tuli välja, et me läksime siis Oklahoma osariiki, et siis 3 kuud suvest ma veetsin seal raamatud müües. Et see programm on jah 3-kuune, aga sellele eelneb Eestis selline intensiivne koolitus, et mina ei olnud elu sees varem nagu sellist müügitööd teinud. Üsna vaikne, selline tagasihoidlik, et ma ei olnud päris selline poiss, kes koolis mööda seina ääri käis, aga see suvi nagu avas mind tohutult palju, aga jalgratast nagu leiutama ei peanud selles mõttes, et kõik need müügitekstid ja koolitused ja mul oli endal selline isiklik mentor ka, et kes mulle kõike seda õpetas, et selle üle ma olin nagu väga tänulik. Et minu tööpäev nägi välja nii, et ma töötasin tavaliselt kuskil 12-13 tundi päevas ja tegin päevas umbes 30 tooteesitlust siis, et müüsin hariduslikke raamatuid Ameerika peredele. See töö seisneb veel selles, et me näeme päeval siis me näeme lastega peresid ja tutvustame meie sellist hariduslikku programmi, kus on siis raamatud ja seal on ka sellised äpid või rakendused, et mida siis pered saavad kasutada selleks, et aidata oma lapsi kodutöödega. See jah, kuidagi toimus hästi juhuslikult, aga enne Ameerikasse minekut juba 6 aega, siis ma teadsin, et ma tahan seda programmi teha vähemalt 5 aastat. Et mitte ainult need müügipõhitõdesid, vaid ma tahtsin ka õppida inimesi juhtima, neid motiveerima ja pärast esimest suve siis koostasin ma enda meeskonna, et siis me läksime 4 siis tagasi minu teisse suvesse. Ja 3. suvel oli siis minul juba grupijuhi roll, et siis see hõlmas ka kõike seda, et selle müügipiirkonna selline kodutöö, et enne teha selline analüüs, et siis kuhu minna, kuhu mitte minna, need pered, kelle juures me ööbisime, et siis et kõik need host family'd, et kelle juures me siis elasime suvel ja see, et oleks müügilubadega seal kohapeal kõik korras ja kõik see, et see tuli kõik läbi mõelda ja strateegia. Ja hetkel olen ma siis müügijuht, et viimane suvi me tegime 5 veerand miljonit käivet ettevõttele 3 kuuga. Ja minu osa sellest oli kuskil 100 000 umbes. Et kohalik ajaleht Vooremaa omal, et nemad tegid must artikli ja õnnestus ka USAs käia korra meedias, et see oli päris lahe kogu. Tegid sellise nagu persooniloo minust, et siis põhimõtteliselt neil oli selline telekanal seal ja neid huvitaski see, et kuidas ma seal kohalikus peres elan ja kuidas ma olen osa sellest kommuunist. Siis ma tegelikult 3 kuud siis elasingi ühes linnas. Ja see on selline väike linn, et mitte nagu Tallinn või Tartu, et oli ikka kordades väiksem. Et põhimõtteliselt ma õppisin seal tundma kogu seda kohalikku elu ja kõiki neid inimesi seal. Et neid see huvitaski, et kuidas siis Euroopa tudeng nagu satub siis sinna ja kuidas ta seal hakkama saab. No mulle meeldib tohutult reisida ja paljuski olen ma siis lugesin kokku, et ma olen käinud 5 kontinendil siis, et Euroopas siin reisinud, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas ja siis olen ka käinud Aafrikas ja 4 mandril jah, et Aasias, Euroopas ja Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Paljud nendest reisidest on olnud tänu Southwesternile, et meil on hästi palju selliseid auhinnareise ja meil on selline motivatsioonipakett, et õnnestuski minna Indiasse siis eelmine aasta detsembris
et 10 teise siis eurooplasega olime seal 10 päeva. Et see oli selline väga silmi avav kogemus ja võiks ka öelda, et ma muutsin natukene oma sellist oma elu pärast seda ka natukene, et oma suhtumist. Lõpetan enda bakalaureuse tööd ja siis ma võtsin ka lisaks selliseid aineid, mis mind ennast nagu huvitavad, et põhimõtteliselt vabaaineid, et mul on ikkagi täiskoormusega õpe, et võtsin näiteks ettevõtlusalused, turundusõppeaine võtsin ja ka filosoofia ja vene keele, et üritasin nagu valida sellised asjad, mis mulle sobivad. Väga basic'ud või kuidagi sellised lihtsad, et tundub, et ma olen praktiliselt kõike seda juba ise omal näol nagu läbi elanud ja kogenud, et kõik need mõisted ja asjad tulevad juba tuttavad ette, et kohati see võib tunduda nagu aja raiskamine, aga ma arvan, et need baasteadmised on ikka hea üle korrata, aga jah, et ma olen läbi praktika seda kõike juba omandanud. 5-6 aasta pärast ma näen ennast ikkagi ettevõtjana, et mul on praegu visioon, et ma teen seda raamatumüügiprogrammi veel 5 aastat ja ma tahan ehitada selle 250 miljoni businessi 1 miljoni businessiks ja siis õpetada kõike seda, mida ma olen ise siis õppinud läbi oma kogemuste, õpetada seda teistele tudengitele ka. Et siis ongi äge näha, et kuidas paljud minu tiimiliikmed on enda ettevõtteid teinud ja neid asju rakendanud, mis nad on minult õppinud. Ja tahaks tegeleda natuke metsandusega, natuke põllumajandusega ja elada oma talus maal.